Nii, tere tulemast Oskuste Akadeemia veebiseminarile. Täna meil on siis teemaks loovus kui supervõime. Mina olen Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Kerli Posoogina ja juhin tänast veebiseminari. Meil on siis täna veebiseminar koosneb sellisest kahest osast, et kõigepealt ma teen sellise väikese oskuste teema sissejuhatuse ja siis räägib meile loovusest ja jagab oma kogemust Ali Valvas. Alil on väga muljetavaldav resümee, et ta on siin Tartu Rakendusliku kolledži frontend ja tarkvara arendusmeetodite kutseõpetaja ja noorem tarkvaraarendajate mentor. Lisaks õpetab ka Tartu Tamme gümnaasiumis geoinformaatikat ja juhendab uurimis- ja praktilisi töid. Sa võid, Ali, siis veel täiendada, mis sul veel seal kõik pagasis on. Seal oli veel igasugust kraami, aga väga huvitav taust. Nii, ma loodan, et te mu slaide kenasti näete. Ja natuke taustainfot siis teile ka, et miks me seda Oskuste Akadeemiat siin korraldame. Et me Kutsekojas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga oleme üles ehitamas Eesti oskuste süsteemi. Kui ministeerium töötab välja õiguslikku raamistikku, siis Kutsekoda arendab praktilisi rakendusi ja oskuste kompass, mida me siis ka kogu aeg teil tutvustame, ongi siis üks selline praktilisi rakendusi. Ja oskuste süsteemi loomist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist kutsesüsteemi reform. Siis mis meil üldse on plaanis, natuke seda taustainfot ka, et Oskuste Akadeemia siis tõesti, et tahame laiemalt tõsta teadlikkust oskuste teemal, oleme mõelnud erinevate teemade peale, mida teieni tuua. Et see on siis järjekorras 3. veebiseminar, aga jätkame ka järgmisel poolaastal. Nii et jälgige kindlasti Kutsekoja veebist meie infot. Ja kõik veebiseminarid on loomulikult huvilistele tasuta ja väga ootame, et inimesed avaldaksid ka arvamust nii veebiseminaride kui ka oskuste süsteemi teemal. Ja nüüd juba mainitud 2 eelmist veebiseminari on toimunud, olid väga põnevad arutelud. Esimesel me rääkisime digioskustest, eelkõige tehisintellekti vaatest, kuidas see muudab oskuste vajadust. Ja eelmine kord me rääkisime roheoskustest ja kestlikust mõtteviisist. Et olid tõesti väga huvitavad seminarid, saab neid järgi vaadata, nii et kes ei ole veel jõudnud, täitsa on võimalus olemas. Natukene siis oskuste kompassist ka, et see tööriist on mõeldud siis selleks, et tutvustada põhjalikumalt, milliseid oskuseid, millistes ametites on tööelus vaja. Kirjeldab ära need ametid ka töövaldkondades ja siis me oleme loonud sinna sellise vahva võimaluse, et saab oma oskuseid hinnata ja kasutada sellist tööriista nagu ametisoovitaja, ehk siis, et eriti ootame sinna siis tõesti niisuguseid õpi- ja karjääritee pöörajaid ja karjääriõpetajaid mõtisklema, aga tegelikult ka igat inimest mõtisklema oma oskuste pagasi üle. Et ma tean, et Ali ka proovis, kuidas oleks. Et seal on tõesti 3000 oskust, mida on väga palju, nii et tasub võib-olla mõelda sellele, et millise ameti oskused kõige rohkem sobiksid oma taustast lähtuvalt ja siis minna uudistama. Aga kui nüüd minna sellesse tänase päeva teemasse, et siis oskuste kompassis meil on kultuuri- ja loomevaldkonnas kirjeldatud kokku 56 ametit. Aga siinkohal tahakski nagu kohe seda ümber lükata seda müüti, et tegelikult see loovus on väga paljude erinevate ametitega seotud ja ei pruugi need ametid olla just kindlasti kultuuri- ja loomevaldkonnas. Aga võib-olla see on see koht, kus kõige rohkem neid loomulikult leiab. Ja kuna meil on tõesti selline Eesti esimene väga põhjalik oskuste register oskuste kompassis, et siis seal on meil ka hästi mahukalt selline oskusvaldkond kirjeldatud nagu loovoskused. Et käisin ise, siin on nüüd väike sõnapilv sellest mul tehtud chati abiga, et
väikene ettekujutus, mis sinna võiks nagu sisse mahtuda, aga et keda see loovusteema nagu väga huvitab, et saab minna ja uudistada siis, mis me seal loovusoskuste all kõik ära kirjeldame. Kust veel loovuse kohta infot leida? Meil on siis Kutsekojas välja tulnud tööelu üldoskuste uuring 2022 ja seal on siis räägitud loovast ja uuenduslikust tegutsemisest ja miks ma seda väga tahaks soovitada, et seal on tõesti võimalik ka nagu kutsealade kaupa vaadata, millistes ametites tõesti neid loov ja uuenduslik tegutsemine on oluline ja miks. Et annab nagu rohkem vaadet sellele. Ja siis üks minu viimase kõige paremaid leide, see on ilmunud siis see Future of Jobs Report 2025. On ilmunud selle aasta jaanuaris ja näete, siia on siis tööandjad kirjutanud või noh, nii-öelda vastanud, et mis on nende arvates üks põhioskuseid nende töötajatel ja loov mõtlemine on 4. kohal. Ehk siis, et tõesti sellele üha rohkem mõeldakse. Et tundus päris huvitav ja ka usaldusväärne allikas, millega tutvuda just selle loovuse vaates ka, et kui teinekord, siin on täna päris palju haridusasutusi ka, et kui see teema teid kõnetab, et kuidas siis noortele rääkida, et miks see nii oluline on, eks ju, et siis siin on see ära toodud, et selles raportis on täitsa olemas ka eraldi oskuste nii-öelda peatükk. Et täitsa põnev. Ja siis natuke teid ärgitada, enne kui ma Alile siis sõna edasi annan. Et meil oli just hiljuti koolitajate mittekonverents Kutsekojas ja siis oli ka tõesti, rääkisime innovatsioonist ja rääkisime sellest, et loovus käib väga tihedalt koos uudishimuga ja siis Kristjan Port ühe peaesinejana tõi välja, ta küll rääkis sinna ette ka pikema konteksti, et tõesti, et vaja oleks nagu palju muuta või et peaks nagu peaks hakkama asju teistmoodi tegema selleks, et see loovus saaks avalduda. Ja siis ta ütles sellise lause nagu kool on koht, kuhu uudishimu läheb surema. Et see oli selline natuke šokeeriv publiku jaoks või mõne jaoks naljakas, aga siis ma mõtlesingi, et ma panen teile ka selle mõtte siia välja. Ma olen ta nüüd natuke kontekstist välja rebinud küll, aga pange siis kirja, kuna ma tean, et siin on päris palju kindlasti neid, kes selle teemaga igapäevaselt tegeleb, et siis võite chati kirjutada, mis tundeid see teist tekitab või mis teie arvate, et kuhu see nagu, mis võiks lahendus olla, et me ei saaks selliseid väiteid nagu suurelt öelda. Aga niikaua, kuni te chatis siis oma arvamust avaldate, ma loodan, et te nüüd vaikselt hakkate midagi kirjutama. Ma annangi sõna edasi Alile ja võtan oma slaidid maha, et Ali saaks oma slaidid niikaua, kuni te siin mõtteid kogute, saaks oma slaidid juba peale panna. Nii et Ali, palun, sõna on sinul. Aitäh. Katsun siis kohe jagada ka. Ma loodan, et teil nüüd kenasti on esislaid ees. Et selline võib-olla ka natuke intrigeeriv pealkiri, et loovus kui supervõime. Et kas see siis nii ka on? Ja tõepoolest see 4. kohal olemine on ilmselt millegipärast ikkagi on ta seal. Aga võib-olla enne, kui siis edasi liikuma hakata, et millest mul siis oli plaan rääkida või kuidas mina siis olen seda loovust võib-olla leidnud või kasutanud või et ega ma selle peale ennem ei mõelnud, kui Kerli selle ettepaneku mulle tegi. Et see tuleb kuidagi võib-olla mõnel inimesel lihtsamini iseenesest. Võib-olla selle taga on see,
et mul on inseneriharidus õigupoolest isegi 2 erinevat inseneriharidust, nii nagu siis Kerli ütles, et ma õpetan geoinformaatikat ehk et esimene haridus siis võib-olla selline tehniline maa korraldamine või maa planeerimine ja teine siis infotehnoloogias ja see infotehnoloogia seostub nüüd sellega siis, et ma hiljuti pöörasin pisut karjääri ja liikusin siis haridusmaastikule. Kõigepealt haridustehnoloogina, robootikaõpetajana ja siis hiljem nüüd ikkagi arendajate õpetaja, küll siis selline võib-olla lihtsam pool, et frontend ja siis erinevad meetodid. Siiamaani on vahva olnud. Olen ka 4 lapse ema, lisaks sellele, et mul on siis mentordatavad siin koolis ja võib-olla see kõik kokku annab nii-öelda selle ühelt poolt sellise hästi vaheldusrikka töö igapäevaselt, võib-olla ka võib mingit pidi öelda, et on raske, aga kui päev õhtusse saab, siis ja probleeme on lahendatud mitmeid või mõeldud välja selliseid erinevaid eksprompt muudatusi vajadusel mingite tundide läbiviimises või materjalide loomises, siis see päev on korda läinud. Ma loodan, et teil on samamoodi. Aga tegin siis ka noppeid sellistelt tarkadelt inimestelt ja võib-olla natukene ette siis seda loovuse terminoloogiat või nii-öelda loovuse lahti mõtestamist, et mis ta siis on, kui me siin mingi hetk tagasi just ütlesime, et loovus ei ole ainult selline kunstide päralt, vaid et teda me vajame igal pool, siis tõepoolest, et võib-olla siis need erinevad inimesed, kes on öelnud ja mõned mõtted siis ka kusagilt kuuldud, et näiteks kujutlusvõime on loomise alus või algus, loovus on elustiil, et kõik need on sellised võimestavad laused, mis mulle väga meeldib, igavus on loovuse väetis, kuskilt kuuldud või loetud. Ja võib-olla see viimane, see pingutamine ja vigade tegemine on parim viis aju arenguks. Et see on see, millest võib-olla me peaks õpetajatena lähtuma just õpetamisel. Et ärgitama siis õpilasi võib-olla vigu tegema just. Aga kui nüüd korraks te ka mõtlete, et mis see loovus teie meelest on, ma siin vaikselt hakkan neid lahti noppima, neid mõtteid veel, siis mõelge, et kas olete samamoodi mõelnud, et hästi selliselt lihtsalt loovus on see, mida ja kuidas me teeme. Jah. Tegelikult me ei mõtle selle peale, kui me võib-olla lahendame poes mingit probleemi, kui me läheme ostma näiteks mingit toiduainet ja selles poes juhuslikult ei ole. Me ei pööra sellele tähelepanu, kuidas me suudame ümber otsustada, et lahendame siis kuidagi teisiti, et võtame mingi teise toote sinna asemele. Siis võib-olla see eneseteostus sealt Maslow püramiidi kõige ülemises otsas on see, kuhu tahaks, et õpilased, kui nad täiskasvanuks saavad, võib-olla nii-öelda mõtlevad, et tihti, kui ma oma mentordatavatega ka räägin, siis üks motivaator on see väline motivaator, et ma tulen IT-d õppima sellepärast, et seal on palju raha. Aga varem või hiljem me jõuame selleni, et tegelikult eesmärk on tegelikult midagi rohkemat kui palju raha. Siis kombineerimine, erinevate ideede kombineerimine, et sellepärast me koolis õpimegi erinevaid aineid ja jätame meelde väikeste ma ei tea, pusletükikestena või siis ka Lego klotsidena, et neid hiljem siis kuskil mujal kasutada, kokku panna mingiks suuremaks selliseks
ideeks või lahenduseks. Ja mida rohkem meil neid tükikesi on, neid ideesid, siis see annab ilmselt tulevikus, ilmselt vaid annabki suurema võimaluse näha mingeid probleeme erinevate nurkade alt. Võib-olla ka see kirjaoskus sisse tuua, et loovus on sama oluline kui kirjaoskus. Muidugi kogu selle tehnoloogia väga kiire arenguga ja sellega, et kuidas meil noored telefonides pigem visuaali tarbivad kui loevad, siis võib-olla see mõte on eriti oluliseks saamas, et kirjutamist me siiski ei tohiks ära unustada. Teadmised, kujutlusvõime, hindamine, midagi uut luua, et see on siis järgmine mõte, mida siis Elina Kallas oma raamatus on välja toonud. Ja võib-olla siis kõige lohisevam ja sellise pikem ja laiem mõte on Vikipeediast, mis toob siis võib-olla ka selleni, et see loovus ei ole ainult selline kaunite kunstide pärusmaa, vaid et ka mingi meetod, kas või oma päevakava või mingi plaani ümbertegemine, teistmoodi lahendamine, mingi uue toote või teenuse väljamõtlemine on tegelikult samamoodi loovtegevus või vajab loovust, et seda teha. No võib-olla müütidest ka veel mõned müüdid, et loovus on juhuslik ja ettearvamatu. Pigem mitte, et jah, kuigi me tunneme võib-olla, et nüüd üks mõte tuli ja mõte läheb ja kui me teda kinni ei püüa, maha ei kirjuta, siis ta on läinud. Aga tegelikult ei ole loovus juhuslik, et ta tuleb siit kuskilt meie tagant, siit ajusoppidest mingi probleemi lahendamiseks, kui me oleme eelnevalt mõelnud probleemide peale. Siis kaasasündinud, no osalt võib-olla isegi võiks nõustuda, aga pigem mitte, sest loovust on siiski võimalik arendada, et see on pidev protsess ja see kaasasündinud anne, see lihtsalt võib-olla mõnele inimesele on antud rohkem või natukene on lihtsam seda loovust endas arendada. Teine võib-olla peab rohkem vaeva nägema, nagu klaveri mängima õppimine näiteks või midagi muud, kus me pingutame. Sportlased, kes olümpiale pürgivad, et neil on antud võib-olla natukene mingid näiteks jooksjatel pikemad jalad või ütleme, et selline kiirem sport või organism suudab paremini vastu pidada, aga siiski seal taga on töö. Ja sellest juba sai korra eelnevalt mainitud, et ta ei ole ainult kaunite kunstide pärusmaa ja tõsised ja praktilised probleemid ikkagi sobib küll lahendamiseks, et teinekord on see nii-öelda teise nurga alt vaatamine ikkagi väga vajalik ja saab väga olulise probleemi lahendatud. Võib-olla see, mis nüüd seostub jällegi selle eelmise slaidiga ka, et see eksimine või vigade tegemine, mäletan oma kooliajast ja tegelikult, kui lapsed kodus aeg-ajalt räägivad oma kogemustest, siis ikka juhtub, et me ei hinda seda, kui me teeme vigasid. Tegelikult vead on täpselt need kohad, kus me õpime ja kus me näitame oma loovust. Et seda võib-olla kohe peaks ettepaneku tegema, et seda kuidagi hinnata, et mida rohkem vigu, seda parem ja just see vigade lahendamise pool, et läbi selle õpib kindlasti laps või õpilane siis ka probleeme lahendama.
Ja võib-olla see viimane mõte, mis tuli minuni üsna nüüd hiljuti, et informatsiooni on meil väga palju ja teinekord me lükkame edasi probleemide lahendamist sellepärast, et meil ei ole veel seda või see pusletükk on veel puudu, aga tegelikult kogu kättesaadavat informatsiooni me ei peagi saama ja see, et me ei saagi seda infot kätte. Seda lihtsalt on nii palju, et me peame ühel hetkel otsustama, et see kogus pusletükke või legoklotse, mis meil on, sellega me läheme ja lahendame selle probleemi ära ja vajadusel siis kogume seda informatsiooni hiljem juurde või olles protsessis. Natuke veel siis seda teooria poolt võib-olla või neid märksõnu, et kui seal oskuste kompass, siis Kelly nii kenasti ütles, et ma siis ka korra proovisin enda oskusi kaardistada, siis tegelikult need märksõnad jäid kõlama, et see loovus võib-olla on selline üks suurem selline, kuidas ma siis ütlen, selline nagu sibul võib-olla ja siis sellel on kihid ja need kihid on siis erinevad, et võib-olla sellest uudishimust alustada, sest võib-olla kui ennast iseloomustada veel, siis see uudishimu on see, mis viib tegelikult edasi, et sa oled uudishimulik, sa tunned uue vastu huvi, sind kõnetab see, sa näed maailma, sa soovid teada saada midagi uut, et see ei pea olema mingi väga suur ja peadpõrutav või pööritav teema, aga väikeste ampsudega, aga oluline on jääda nii-öelda uudishimulikuks. Ka avatus, et ma olengi lahti muutustele, et kui ma olen midagi selgeks õppinud, hästi mugav ja turvaline on olla nii-öelda siis selles tuttavas keskkonnas, aga võib-olla siis järgmine see riskijulgus kohe haakub selle avatusega, et ma tahan võtta vastu uut ja samas ma ka julgen teha otsuseid, mida ma võib-olla ei ole, tavaliselt ei tee. Ja muidugi ka see vigade õppimise osa on siin, et õpilasi julgustada tegema vigu. Siis võib-olla ka siit veel tuua välja see püsivus, et see on oluline ilmselt loovuse juures selle nurga alt, et kui me teeme vigasid, siis see on tagasilöök ja vigu tuleb tavaliselt rohkem kui võib-olla seda edasiminekut, et teinekord on nii, et probleemi lahendamisel astun 1 sammu edasi ja 3 tagasi. Aga kui oma eesmärgis kindel olla ja nüüd ma toon välja selle eesmärgi või selle eneseteostuse, et kui selles kindel olla, siis kindlasti tuleb edasi liikuda ja lõpuks visadus viib sihile. Kujutlusvõime ka, see on see kastist välja mõtlemine, tegelikult ka teiste sõnadega, et näha siis uusi olukordi või siis teise nurga alt läheneda probleemidele. Võib-olla siin ka selline näide endast, et mul ei ole meeldinud olla või teiste nii-öelda vooluga kaasas käia, et alati olen tahtnud mõelda kuidagi teistmoodi. No võib-olla ka näiteks hea näide, et inimesed seisavad järjekorras, teinekord kuskil ikka järjekorrad tekivad. Ja siis on näiteks söögi jagamise järjekord, mingi maratoni finišis või kuskil mujal. Ja siis on mõned kohad, et üks pikk järjekord ja siis on söögijagajad, kes on täiesti vabad. Et võib-olla mitte võtta sinna sappa, kus siis inimesed järjekorras seisavad, vaid vaadata, et äkki on veel mõni lahendus või võimalus. Ja, võib-olla sellest liigume lähemale nüüd juba nendele teemadele, mis siis mul mõttes olid, et ma räägin 2 ja võib-olla kui aega jääb, siis mõnest näitest veel, kuidas siis me oleme teinud siin oma koolis neid nii-öelda loovmõtlemise või loovalt lähenenud siis probleemidele või ülesannetele, aga selle loova mõtlemise nii-öelda alustalad või nii-öelda 2 sellist
vastandid, siis võib-olla nii hargnev mõtlemine ehk divergentne kui siis ka konvergentne mõtlemine on mõlemad vajalikud, et kui see hargnev mõtlemine on selline loov ja võib-olla siis selliseid ideid tuleb igas sekundis, siis koondav mõtlemine nii-öelda nopib välja sealt võib-olla selle nii-öelda tuuma ja nii-öelda need paremad ideed toob välja. Ja need mõlemad on tegelikult vajalikud, et kui me kohe alguses alustame nii-öelda koondava mõtlemisega ja hakkame nii-öelda ühte ideed võib-olla probleemi lahendamiseks pakkuma, siis me jookseme kinni, et alati tasub siis alustada hargnevast mõtlemisest ja tegelikult selle peale on ka mõned mudelid üles ehitatud. Ja sellest siis võib-olla ka järgmistel slaididel täpsemalt. Aga võib-olla ennem veel teile üks ülesanne oma kooli näitel, et kui tihti teie õpilased saavad ühel päeval või ka nädalas oma tekkinud idee luua praktilise väljundi. Et mõelge selle peale. Kindlasti seal on takistusi, aga võib-olla on ka võimalusi. Minu poolt siis võib-olla 2 näidet, sellised suuremate seltskondade üritused ja võib-olla siis hiljem sellised klassiruumis tehtavad väikesed tegevused ka, aga siiski ma kõigis nendes teemades või ütleme, et kui on vaja nii-öelda sellist juba olemasolevat teadmist, mis me oleme siis väikeste ampsudena kuskil eespool ülesannetena saanud, harjutanud või lahendanud, nii-öelda seda potentsiaali või seda oskust kasutada, siis me teeme alati selliseid meeskonnatöid või grupitöösid ja Hackathon on üks selline hea võimalus siis kiirelt midagi põnevat luua. Viimasel ajal siis praktiseerinud oleme õppemängude loomisega, sest tundub, et õpilastele see sobib või meeldib. Aga selle sama nii-öelda sellise meetodi või lahenduse raames saab tegelikult igasuguseid asju lahendada. Ja teine on siis selline sprindipäev või päevad. Tavaliselt kui Hackathon, siis on, ütleme, meil on 2-päevane. Ma pärast räägin täpsemalt, et kuidas ta 2-päevane on, siis sprindipäev on 1 päev ja võib-olla Hackathoni ja sprindipäeva vahe on siis see, et kui Hackathoni lõpuks saabki toode või teenus või mingi tükk valmis, siis sprindipäeva lõpuks saab valmis nii-öelda see idee või kava, mida siis või probleemile nii-öelda saab sõnastatud probleem, eesmärgid ja siis ka see mõte, kuidas siis teostatakse ja see teostus siis toimub hiljem. Ja sellest ka siis natukene täpsemalt hiljem. Nii, aga siis võib-olla enne, kui nüüd nende meetodite või nende nii-öelda kahe selle erineva päeva või mõtte juurest edasi liikuda, et kas on mõni küsimus tekkinud või siis mõni mõte tulnud, et siis võib-olla saab siin nii-öelda sissejuhatuses ära klaarida või rääkida. Aga võib ka lõppu jääda. Küsimusi vist ei ole, mulle tundub, et rohkem on sellised nagu arvamusavaldused. Okay. Aga väga toredasti on arvamust avaldatud, et see on ilmselgelt see loovuse teema väga inimesi kõnetab, et on räägitud sellest, et kui igavust ei ole, et siis et elu on ekraaniga huvitav, et siis ka ei teki seda loovust ja et selliseid huvitavaid näiteid on setis. Jah, ma mõtlesin selle igavuse üle, et tõepoolest tänapäeva lastel ei ole enam igav. Ja see on üks võib-olla murekoht,
aga võib-olla me leiame ka kohti, kus siis seda igavust tekitada. Aga liigume siis edasi ja ma püüan nüüd niimoodi siis seda esitlust edasi teha, et mul on häkaton ja sprindipäev niimoodi vaheldumisi, sest need korralduslikud nii-öelda osad on suuresti on nad ühtemoodi, aga nii-öelda siis see lahendus või see, kuidas siis välja kukub, et see on natukene teistmoodi. Aga planeerimine siis tegelikult vahet ei ole, millist üritust või ülesannet või probleemi lahendust me planeerime, et meil alati on vaja seada siis eesmärk. Üldjuhul nende meeskonnatöö õpiülesannetega siiski on see meeskonnatöö oskus üks peamine, mida me tahame, et õpilased harjutaksid. Seda ei saa kunagi küll, sellepärast et meeskonnatöös saavutatakse edu, et üksinda me võime küll olla efektiivsed ja mingi teemaga väga süvitsi minna, aga me ei jõua kaugele. Meeskonnatöös me loome nii-öelda innovatsiooni. Innovatsiooni loomiseks probleemi lahendusoskus, mis tegelikult meeskonnatöös juba, kui me oleme kahekesi, teeme grupitööd või paaristööd, juba saame arutleda ja juba on kahe inimese mõtted. Ja loovus siis on see nii-öelda see, ma ei taha öelda, et siis see kõrvalnähtus, aga tegelikult selliselt me saame ka nii-öelda seda loovust arendada, et kui me oleme meeskonnas, siis need ideed tulevad vabamalt. Muidugi meeskond peab siis toimima ka turvaliselt, et see turvalisuse tunne peab tekkima meeskonnas ennem, kui siis saab nii-öelda see loovus vabaks minna. Et keegi ei vaata mind, et ma olen mingis teemas võib-olla rumal või ei oska kaasa rääkida, et seda tunnet ei tohiks meeskonna töös siis õpilastel tekkida. Ja teine võib-olla oluline, mis siis planeerimise juures on veel tähele panna, on ressursside olemasolu, et millistes ruumides me neid üritusi siis või selliseid päevi läbi viime ja millist tehnoloogiat meil vaja on, et meil, kuna peamiselt on arendajad või siis räägime ainult arendajatest praegu, siis neil on ikkagi arvutit vaja, et kus siis koodi kirjutada. Aga sealhulgas siis ei saa ka ilma mentorite või juhendajateta, et kindlasti ka nemad peaksid olema kättesaadavad, et kui on nii-öelda siis tegevuste faas, et siis juhendajad ja mentorid käivadki reaalselt ringi õpilaste või meeskondade vahel ja siis nõustavad või annavad nii-öelda õnge siis, mitte ei anna kala. Ja kindlasti ka päevakava, et päevakava siis on hea selleks, et õpilastel on järg olemas ja ka me ise saame nii-öelda seda natukene rütmis kinni pidada, et ei läheks aeg lõhki. Tavaliselt ikkagi lõpuesitlustega on juhtunud nii, et läheb kauem, sellepärast et nii põnev on. Ja siin siis võib-olla kaks seda näidet, et kuidas siis päevad planeeritud on. Et üks siis häkaton, kus siis me teeme õppemängusid. Miks õppemängud? Mulle mängimine meeldib. Olen mänginud või ütleme, et mängimine selles võtmes siis, et ka mõtetega mängimine, et mitte ainult siis võib-olla see liivakastimäng või siis ka lauamängud, aga igasugused mõttemängud. Ja miks õppemäng? Eesmärk siis ikkagi õppida, lisaks sellele, et me õpime neid meeskonna ja siis koostööoskusi, siis kui me loome õppemängu, siis me oleme sunnitud tegelikult ka mingis teemas minema süvitsi. Ja kui me juba mingis teemas läheme süvitsi, siis me saame nii-öelda 2 ühes. Üldjuhul õpilastele mängude loomine meeldib.
ma ei ole ühtegi tiimi kuulnud, kes ütles, et ma oleks tahtnud midagi muud teha, et olenemata sellest siis, mis teema on olnud. Nii et sellepärast õppemängud ja need õppemängud ei pea olema alati nii-öelda arvutimängud, et need võivad olla ju ka ringmängud, lauamängud, paberil, mida iganes siis loovus nii-öelda lahenduseks välja ei too. Ja teemad võivad olla ka igast asendist, küll geograafia mänge olen näinud, väga põnevaid geograafiast tehtud ja energiatarbimisest tehtud mänge, siis üks keemiamäng on, selle näide on siin ka hiljem slaidide peal olemas. Ja hackathon siis, kui siin on 2 päeva välja toodud, siis see on nädalase vahega, ehk et kui me siia juurde paneme ka sellise võistlusmomendi, siis need, kes tahavad väga pingutada ja ütleme, et õpilased tegelikult neil tekib hasart ja nad tegelikult teevad vabatahtlikult seda nii-öelda õppimistööd nädala sees oma vabast ajast ka. Et on siis täpselt nädal aega nendel 2 päeval vahet. Ja selle teise päeva lõpuks siis peab mäng valmis saama. Loomulikult nende kohtade või ütleme, et koha peal oldud aja sees siis mentorid pidevalt juhendavad. Tavaliselt on see, et need mõtted on nii suured, et siis tuleb alati lihtsustada või vähemaks tõmmata. Et see on siis mentorite ülesanne. Ja väärtusloome sprindis siis on selline ühepäevane üritus, kus ka siis pikk päev tegelikult õpilastele ja saame siis lõpuks valmis sellise kava, millega siis edasi minna ja väärtusloome projektid on pigem siis sellised võib-olla laiemad, üldisemate oskuste või probleemide lahendamise ülesanded, võib-olla mingid sellised ka sotsiaalprojektid, mingite koolituste läbiviimine õpilaselt õpilasele, et jõulupeod võib-olla koolides õpilaste täiesti korraldada, et nad saavad hakkama küll. Ja väärtusloome sprindis siis on nii-öelda lõpetamise esimese päeva lõpuks siis kava olemas. Mis ei tähenda seda, et ei võiks siis oma teemat muuta, et on tihti juhtunud ka nii, et esialgne kava muutub täiesti mingiks teiseks teemaks, et leitakse, et see, mis algselt välja mõeldi, et ei tule neil välja. Ja võib-olla siis selle nii-öelda taustal on selline topeltteemandi mudel või meetod, mida siis tegelikult kasutavad UX-disainerid, UX-disainerid arenduses siis peamiselt, aga tegelikult ka disainerid. Et see on see mõtete hargnemine ja mõtete koondamise mõte, et siin on seda väga kenasti siis selle mudeli peal näha. Et 4 sellist faasi, avastamine, kirjeldamine, arendamine ja valmistamine, et suur rõhk on siis sellel avastamisel ja kirjeldamisel pigem. Ja see arendamine ja valmistamine, kui esimene osa on hästi läbimõeldud, planeeritud või tehtud, kui me oleme selle probleemi suutnud sõnastada, siis või selle probleemini jõudnud, et siis see lõpu valmistamine juba läheb kiirelt. Ja kui nüüd nendest 4 faasist rääkida, siis avastamise faasis püüame siis seda jääd sulatada või meeskondasid kuidagi motiveerida, siis püüame nii-öelda leida esimesed sellised probleemid väärtusloome sprintides, siis me laseme õpilastel täitsa ise mõelda oma probleeme, mis nendele tunduvad, et on teemad. Õppemängu juures siis ka tegelikult samamoodi, et õpilane saab ise teema valida, et tal ei ole ette sõnastatud alati. Ja see on ideede kogumise faas, kus siis meeskond juba jagab ära oma ülesanded. Jäälõhkumisülesande näide näiteks üks, mis me siis siin eelmisel aastal tegime, on suppsalat või võileib. Selline võib-olla 7-8 slaidi. Näiteks siit, see on nüüd alguse slaid, aga mõelge siis, et kui teile tuleb ette jogurti pilt,
et mis ta siis on, suppsalat või võileib, midagi muud ta olla ei või, et päris hästi sulatab. Ja kui ma siin eelnevalt ütlesin, et see probleem on see, mida me otsime ja esimeses osas läheb nagu seda mahtu palju, siis või aur läheb sellele esimesele osale rohkem. See on see eesmärgi või probleemi sõnastamine, et kui me sellest saame täpselt aru, et mida me lahendama läheme, siis kõik ülejäänu juba tuleb üsna, ütleme, et sellised nagu loksub nagu legoklotsid paika. Aga kui meil eesmärk ei ole selge või probleem sõnastatud, et siis jääb nii-öelda pinnapealseks. Et siis siin nüüd üks töölehe näide, et pigem siis sprindipäevast, et mis on see probleem, mida me lahendama läheme. Ja võib-olla siis selle õppemängu loomisel on Kiplingi meetodi toon välja, et kindlat tüüpi küsimused, siis millele vastuseid leitakse ja kui siis need vastused on leitud, et siis ilmselt saame juba nii-öelda seda lahendada. Oleme lahendusele lähemale jõudmas. Siis järgmine faas on kirjeldamise faas, et kui me siis selles esimeses faasis mõtlesime välja erinevaid ideid või lahendusi, siis kirjeldamise faasis püüame nüüd kokku võtta, et see info, mida me kogunud oleme, mingeid uuringuid võib-olla oleme läbi teinud, näiteks kui õppemänge teha, siis üks uuring on see, et mis õppekavas, mida meilt tahetakse, millised on meie õpiülesanded või mis on need teemad, et milles ma pean olema hea või mida ma pean näiteks mingi aine lõpetades oskama. Ja siis lähtuvalt sellest, kuidas siis seda hiljem mängus nii-öelda presenteerida või et kuidas siis mängimise võtmes mul need teemad ka omandatud saavad. Ja probleemide laad siis võib-olla jällegi selle sprindipäeva vaatest, et kuidas siis, kui meil on nii-öelda ideed kogutud, probleemid sõnastatud, siis me tutvustame ka teistele ja siis saab iga õpilane veel otsustada, et see probleem mind kõnetab, et seda tahan lahendama hakata. Ja siin siis võib-olla see sprindi näide ka, et aitab siis leida, et me teeme siis nii, et on kas plakatid või siis iga meeskond või iga laudkond, kuidas nad siis parasjagu jagunenud on, tutvustavad oma teemat ja siis hiljem siis saavad valida, et millised probleemid on siis need, mis neid kõnetavad. Et alati ei ole nii, et õpilane mõtles mingi probleemi välja, aga talle nii-öelda klassivenna või klassiõe mõte meeldis rohkem ja ta läheb hoopis seda probleemi lahendama. Ja Hackatoni poole pealt siis on hea selline tulevase pressiteate meetod või ülesanne, et kus siis õpilased peavad, kui neil on idee olemas, siis nad kujutavad ette, et see mäng on valmis ja mis siis need küsimused on, millele, et nii-öelda see müügiteema, et mis siis müüb, et nad peavad juba selle peale alguses mõtlema, et siis nii-öelda see, et ei tule lihtsalt mäng, vaid et keegi nagu mängiks ka siis peale nende endi. Ja et selline pressiteade aitab siis võib-olla sellele mängule nii-öelda sellist lugu juurde tekitada. Kui me oleme kenasti need faasid läbinud, siis arenduse faas on selline, ütleme, et tööjaotuse faas kindlasti kõvasti, et just Hackatoni mõttes on vaja, et erinevad õpilased teeksid erinevaid ülesandeid, sest kui üks teeb ja teised kõrval vaatavad, siis väga kaugele ei jõuta ja üldiselt nad väga kenasti jagavad need ülesanded enda vahel ära. Me seal prototüübime, testime ja loomulikult testimisest tuleb vigu ja teinekord on ka olnud nii, et see, mida sa näed nii-öelda esimese prototüübina, on täiesti muutunud lõpptulemuses. Et teinekord on ka täiesti ümbertegemine põhjalik. Ja sprindi puhul siis, nagu ma ütlesin, et koostatakse selline projektplaan, et sõnastatakse eesmärk, kirjeldatakse, mida tegema minnakse, leitakse see sihtgrupp,
ja lõpuks siis päeva lõpuks on selline poster või esmase idee visualiseerimine ja siis minnakse seda hiljem lahendama ja see lahendus siis võib olla täitsa kooliaasta keskel kuni siis nende viimaste tundideni, kus siis on vaja oma tööst kokkuvõtte esitada. Nii, mängu planeerimine, siin siis rohkem juba on selline ära tegemine, et milline struktuur, milline mäng valitakse, milline põhikontseptsioon, millised vahendid, sõltuvalt siis sellest, millised oskused õpilastel on. Ja siis juba minnakse ka looma seda mängu. Et siis valmistamise faas, see on siis see koht, kus õpilased, kui nad tahavad, nad teevad seda kodus selle nädala aja sees. Ja kui nad ei taha, siis nad saavad selle järgmise päevaga valmis. Siis nad lihtsustavad ja väga palju lihtsustavad oma mängu. Loomulikult refleksioon on lõpus, kui meil on kenasti esitlused tehtud, siis õpilased esitlemise ajal ka toovad välja, mis neil õnnestus, mis ei õnnestunud, mida nad tegid, kuidas läks, mida nad õppisid. Siin siis 2 näidet. Seda õppemängu saate siis võib-olla ise vaadata. See on selline keemiamäng, kus siis õpilased, kes enam ei olnud, nad olid gümnaasiumi järgsed, siis minu üllatuseks õppisid väga põhjalikult keemiat ja nad olid ise veel rõõmsad selle juures, et mis saab olla toredam, kui õpilane vabatahtlikult õpib keemiat, ilma et tal oleks hinnete või millegi muu pärast vaja. Et võib siis keemiaõpetajad võivad proovida, et kas see mäng on ka mängimist väärt. Et ta on siis mõeldud 8. kuni 12. klassi õpilastele, et sain õpilastelt loa, et nad lubavad seda mängu katsetada. Ja tulemustest siis ka võib-olla, et õpilased tõepoolest, nad on uute ideede leidmise ja realiseerimisega rohkem kaasas, ka järgmistes tundides võib-olla tuleb neil ideid kergemini. See ühine eesmärk tegelikult seda koostööd võimestab, igasugused probleemid ja väljakutsed, mis neil selle töö käigus ette tulevad, nad saavad hakkama ja kuna see aeg on piiratud ja ette öeldud, et siis motiveerib neid kokku võtma kõiki meeskonnaliikmeid. Ja loomulikult see eduelamus, et kui me saimegi valmis ja see on selline et me ei jäänud pooleli, vaid et me saime valmis, et juba iseenesest seegi. Muidugi, kui siia see võistlusmoment ka juurde tuua, mida hackathonil saab teha, aga võib-olla sprindipäeval mitte nii väga või ütleme, et nende väärtusloome projektide puhul, siis see on veel omaette, et see kannustab ka veel. Ja võib-olla õpetaja või mentorite või juhendajate ülesanne on siis vastavalt gruppidele siis seda metoodikat muuta vajadusel siis vastavalt sellest ainest või spetsiifikast või mida otsustatakse kokku siis miksida või lõimida, et milliseid aineid. Ja võib-olla see on selline hea koht, kus kohas alustada, sest tõepoolest õpilased nende tagasiside neile meeldib, nad saavad kastist välja mõelda, nad saavad päriselt probleeme lahendada, meeskonnatöös lahendada küsimusi, mis siis ette tulevad ja tegelikult see kinnistamise osa, et kui ma olen tunnis mingi ülesande läbi teinud, siis nüüd mul on vaja juurde otsida vastavalt siis vajadusele, et millist teemat täiendada on vaja, nii et see praktiline oskus ka suureneb kordades ja sealjuures üsna vabatahtlikult, kui nii öelda.
aga mul oli rõõm, et ma vaatan, et meil on mõned minutid aega nüüd küsimuste jaoks ka ja kui küsimusi ei ole, siis mul on mõni mõte veel selline lihtsam ka, et mida siis võib-olla 1 tunni raames teha. Aga ole uudishimulik. Nii, nüüd on võimalus tõesti küsida. Ma võin nii kaua, kuni keegi käe tõstab, võib-olla kohe ei juleta, et vahepeal on tulnud kommentaar, et ei pruugi see innovatsioon ainult koostöös kah toimuda. Et kuidas sul see tunnetus on, et pigem nagu meeskonnatöös või individuaalselt või kuidas sa seda balansseerid? No ma arvan, et innovatsioon on kindlasti selline meeskonna teema, et me võime ja igaühel on seal oma panus, sest et kui loovusest ja innovatsioonist räägitakse, et teinekord neid nagu mõeldakse, et nad on nagu erinevad tahud ja võib-olla selles on ka õigus, et kui loovus on pigem selline ideede genereerimise ja see osa see hargnev mõtlemine, siis see innovatsioon on see, et me päriselt võtamegi nendest väga ägedatest ideedest midagi ja rakendame selle ellu ja innovatsiooniga sünnib midagi uut, aga üksinda innovaatiline olla, mul võivad olla väga head ideed, aga kui ma ei suuda seda meeskonnale maha müüa või meeskonda kaasa haarata, siis on mul väga raske seda innovatsiooni ellu viia. Nii et ma arvan, et üksinda ma võin olla väga heade ideedega, aga meeskond peab olema ikkagi see, kes viib võiduka lõpuni või genereerib midagi peadpõrutavat, et ei ole meil Skype'id ega Nokiad sündinud üksinda, kellelgi on olnud idee, aga loodud on ikkagi meeskonnatööna koos. Üksteist saab võimestada nii-öelda. Nii, aga ma ei tea, tundub, et küsimusi praegu ei ole. Aga siis võib-olla mõni mõte veel, et võib-olla mõni robootikaõpetaja ka siin, siis tasub diili teha võib-olla mõne muusikaõpetajaga või siis ka on selline programmeerimise õpetaja olemas või siis ka ükskõik milline ettevõtlusõpetaja, aga näiteks koostööd, aga muusikaõpetajaga koostööd tehes võib täiesti muusikatundides ju muusikat programmeerida. Lisaks sellele, et õppida neid vahendeid, neid tasuta vahendeid isegi on internetis olemas ja tegelikult täna on veel ka AI lahendused väga lihtsaks teinud selle muusika loomise, aga et kui nüüd programmeerimise juurde tulla, et siis kui me ka matemaatika või muusika on matemaatika tegelikult, et võib-olla lastele erinevate nurkade alt näidata, et see, et sa oled muusikatunnis, sa järgid noote, noodistikku, heliredelit, et see on täpselt samamoodi matemaatika, et miks mitte siis programmeerida. Kellel huvi, saan jagada paari ideed või saate ise ka internetist otsida neid rakendusi, täitsa vaba vara. Õpilastel päris põnev muusikatunnis mängida ja siis esitada ka oma loomingut. Või siis teine teema, mida veel olen kunagi teinud või teen tegelikult igal aastal 1 tunni raames, kui on vaja kasutaja teekonda mul kaardistada, et on üks selline koht, kus siis me saame siis oma kliendist teadlikuks ja siis kuidas klient liigub selle teenuse või tooteni või siis seda toodet kasutades, et seda siis mängida läbi näiteks robotitega. Et samal ajal, kui me õpime siis seda terminoloogiat, persoonasid ja seda kasutajateekonda, siis samal ajal saame õppida ka tegelikult roboti liikuma panemist. Jällegi sellised tehniline ja siis selline ettevõtluse vaade võib-olla koos.
ja sünnib sealt väga põnevaid lahendusi, et kuidas siis õpilased selle teekonna nii-öelda füüsiliselt lahendavad. Ei pea olema robotid selle koha peal, võivad olla ka tegelikult mingid paberist volditud vidinad, kas või mingid kuubikud või midagi muud. Aga just, et läheneda nii-öelda selliste teiste nurkade alt ja mõne teise õpetajaga siis koostöös. Et kõige kurvem on see, kui õpilane ütleb, et matemaatikas on kiirus ja siis on füüsikas ka kiiruse arvutamine ja see on üks ja seesama. Nojah, et kas tõesti? Et ma loodan, et neid õpilasi on järjest vähem, aga siiski neid on. Või miks mitte mingit dokumentatsiooni koostamist või mingit juhendmaterjali koostamist siis eesti keele õigekirjaga siduda. Et eesti keele õpetaja saab sealt nii-öelda kohe siis sellise grammatika teema ära kaetud. Jah, et need olid mõned mõtted, aga kui ma veel mõtlen, siis võib-olla tuleb veel midagi. Et võib-olla aeg otsa enne, kui sul on nii palju mõtteid. Ja, aga see üleskutse võib-olla teile, et kui te nüüd siit lahkute, siis märgake seda, mis väljas on, et milline ilm täna on. Meil siin ei saja, et päris ilus on. Aga et pange tähele selliseid väikeseid märke, mida võib-olla tavaliselt ei märka, et kui te nüüd, ma ei tea, kuidas te koju liigute, mina käin jalgsi. Üks märkamine ühel hommikul oli see, et leevikesed, see oli talvehommik, leevikesed, väga palju oli neid. Järgmisel hetkel nüüd ja nad sõid marju, et olid ühed külmunud marjad, et mis siis nende leevikeste ja marjadega nii-öelda edasi saab. Et kas või hommikul nii-öelda õpilastega sellel teemal arutleda, et seda marjapuud tänaseks enam ei ole, et see aeg, kus ma mööda kõndisin, võeti maha, nii et järgmisel aastal võib-olla pole ka leevikesi. Et selliseid märkamisi, nendest algabki nii-öelda see selline mõte, mis kerib edasi ja ühel hetkel võib-olla on see maailma muutev mõte, kui põrgatada üksteisega. Aga ma vaatan ka, et kell on meil saanud täis aja, et kellel siis soov ja mõtteid soovib rohkem või jagada, et siis miks mitte. Ma panen siia slaidi esitlusse enda e-posti aadressi ka, et siis on nii-öelda kontakt ka. Aga ma tean, et sul on üks slaid veel. Ja, mul on kasutatud allikad ka, et võib-olla need raamatud on need, kus siis võib-olla tasuks alustada, kui see loovus tundub selline võõras või et kuidas mina siis nüüd, et võtke, lugege neid. See loovustehnikad on eriti hea raamat. Seal on väga palju selliseid erinevaid meetodeid, mida siis õpilastega katsetada. Küll ideede genereerimiseks, kui siis ka juba välja sõelumiseks. Jah. Jah, kõik, ma isegi ei too välja, et mis siin parem on, et nad kõik on omamoodi tasuvad lugemist raamatu aastal, võtke ette, lugege raamatuid. Ma siis võtan meie veebiseminari niimoodi kärmelt poole minutiga kokku. Ja nüüd tõesti, et kes tahaks oma neid loovoskuseid minna uurima ja hindama ja mõtisklema, et siis tasub siis vaadata minu slaididest seda, kuidas alustada oskuste kompassis, kui just tahate enesejuurdlemisega rohkem teha. Ja siis, kui meie teemad Kutsekojas üldiselt pakuvad huvi, siis Oskuste Akadeemia ka saate kursis olla ja saate vaadata, mis me tegime töö- ja karjäärimessil ja
ja meil on olnud ka tegelikult oskuste teemal päris huvitav konverents eelmisel sügisel, kus ka rääkisime, et mis siis ikkagi on niisugused tugevad oskused ja mis on pehmed oskused ja väga paljud rahvusvahelised eksperdid käisid siis oma arvamust sellel teemal avaldamas. Ja ma rääkisin üldoskuste uuringust, aga kui mingid valdkonnad, et tõesti meil oli täna siin väga lai valik erinevatest valdkondadest inimesi, et siis vaadake OSKA uuringuid, seal on erinevaid valdkondi väljas ja igas valdkonnas on uuringus on ka oskuste peatükk, kus räägitaksegi, et mis oskused on olulised ja üldoskuste osa on seal ka alati kenasti välja toodud, nii et tasub uurida, nii et jälgige siis meie infot. Ja lõpetuseks siis tõesti jah, slaidid ja kui on meile tagasisidet või mõtteid, et siis võib kirjutada. Väga ootame ja loomulikult täname Alit selle huvitava kogemusloo eest, et oli väga põnev kuulata ja tekkis tunne, et loovust võiks nagu iga puulehekese alt otsida, et see on väga vahva mõte, millega võib-olla täna kokku tõmmata see veebiseminar. Aitäh, et tulite.